Tere, mina olen liikumisõpetaja Henri ning täna tutvustan teile mängu 5-. Esimeseks mänguks on 5-. Mängu eesmärk on siis pall korvi visata. Ehk siis mäng käib niimoodi. Kui sina viskad palli korvi ja tema viskab mööda, siis saab tema miinuse ja nii edasi. Ja siis on järgmise kord ja nii edasi. Ja mäng kestab seni, kuni keegi saab 5- või siis selgitame välja võitja. Ehk siis alustame niimoodi. Sinu käes on pall, sina valid koha, kus sa tahad visata, ükskõik väljakult. Ei lähe. Nii, viskas mööda. Nüüd on tema kord ja tema saab uue koha valida, ükskõik kust väljakult. Vali omal koht. Nii, kes on järgmine, sina saad jälle valida endale koha, kus sa tahad visata. Hästi. Nii, sinust järgmine. Sinul on kõik hästi, sina viskasid korvi. Sina nüüd peab sama koha pealt viskama. Nüüd ta viskas mööda, ta sai 1-. Hästi. Sa pead siit koha pealt viskama, jah? Kui sa mööda viskad, saad miinuse, jah? Aga kui sisse viskad, ei juhtu midagi. Seda mängu võib mängida ükskõik mitme miinuseni te kokku lepite. Võib teha 3- või ka rohkem. Hästi tubli. Palun. Hästi. Hästi, nüüd tekkis selline moment, kus 2 inimest viskasid järjest sisse. Nüüd sina pead siit koha pealt uuesti viskama. Kui kõik viskavad sisse, siis me viskame seni kaua, kuni keegi viskab mööda. Ja see, kes viskab mööda, saab 1-. Ehk siis tema pääses praegu. Hästi, nüüd sai tema 1-. Ja nüüd sina saad jälle uue koha valida. Ehk siis mäng käis 5-ni. See, kes saab esimesena 5- langeb välja, kuni selgub võitja. Ehk siis mängu võitja on see, kes jääb viimasena mängu. Väga lihtne. Hästi, tublid.